Tere! Mina olen Mari Niitra Liivi muuseumist ja ma tutvustan teile Liivi muuseumi projekti Muusikapala loomine murdemuusika helitöötluse töötoas. Kõigepealt pisut laiemast taustast. Nimelt on meie projekti näol tegemist ühe osaga suuremast ettevõtmisest. Ja see foto siin natukene juba reedab, mis laadi tegemistega tegemist on. Nii, juulikuus toimus meil pikalt ette valmistatud Kodavere keele- ja filmilaager Kinub jääb suama. Pealkiri ongi Kodavere murrakus ja see oligi siis mõeldud sellisel mängulisel ja loomingulisel viisil Kodavere keele ja pärimuse tutvustamiseks. Töötasime välja stsenaariumi koos laste ja noortega, kuhu sai siis sisse selliseid huvitavaid teemasid, mis lastes elevust tekitasid. Ja näiteks on meil siis seal sellised tegelased nagu Juhan Liivi vaim, kasutatakse loitsimist, on selliseid õudusmomente. Ühesõnaga kõik on nii nagu just lastele huvi pakkus. Ja laagris, mis siis juulis toimus, osales 20 last ja noort väga erinevas vanuses. Kõige nooremad olid 8-aastased ja kõige vanemad 22-aastased, kes olid siis Peipsiääre vallast ja need noored me leidsime ka siis koostöös kohalike noortekeskustega. Kõige rohkem oli meil siis koostööd Alatskivi noortekeskusega, Koosa noortekeskusega ja mõnevõrra ka Pala noortekeskusega. Teine oluline partner ja nõustaja oli Kodavere pärimuskeskus, nii siis murraku osas kui muul moel ja lisaks ka Alatskivi kunstide kool. Aga kui teha seriaali, siis on vaja, et sellel seriaalil oleks ka mingisugune korralik ise tehtud just sellele seriaalile omane taustamuusika või tunnusmuusika. Ja siin me jõuamegi käesoleva projekti juurde. Niisiis, meil oli vaja võttagi ette selline asi, et luua ka selle laagri käigus nüüd siis üks selline tunnusmeloodia. Ja selleks oli meil siis vaja kõigepealt arhiivimaterjali, mis oli vaja kõik läbi töötada. Õnneks on igasugused digitaalsed arhiivimaterjalid väga hästi tänapäeval kättesaadavad. Teiseks oli meil vaja inimest, kes kogu seda tehnikat valdab ja oskab siis ühesõnaga ka kogu eeltöö ära teha, ettevalmistused, siis muidugi tehnika. Stuudioruumi oli vaja, mille me siis seal laagri käigus on ka pildil näha. See on Liivi muuseumi keldri töökoda, kuhu me siis improviseerisime sellise helistuudio ja oli meil loomulikult vaja ka siis osalejaid, kes laulaksid ja loitsiksid selle vajaliku audiomaterjali sisse. Ja need olidki siis kõik meie projektis osalenud lapsed ja noored. Kasutasime siis selle allikana Kodavere jutustaja Leida Laasmaa arhiivisalvestusi, kus ta siis räägib ühe lühikese pajatuse huntidest Kodavere keeles ja sellest siis saigi see muusikapala, mida siis selle töötoa käigus töödeldi ja millel lõpuks ka siis selline lõpptulemus sündis. Ma lasen siit siis ka natukene seda muusikapala. Hunte käinud tihti talus ja huntide kõhta loetud niiviisi, et uuriaari hunta palju, taredaga tonta palju. Läksin hunta urjutama, taga läks tare põlema. Läksin tulda kustutama,
hunt viis suure oina ära. Uuriaari unta palju, tardaga tointa palju. Läksin unta urjutama, taga läks tare põlema. Läksin tulda kustutama, unt viis suure oina ära. Uuriaari unta palju, tardaga tointa palju. Läksin unta urjutama, taga läks tare põlema. Läksin tulda kustutama, unt viis suure oina ära. Nii et siis selline see katkend muusikapalast on. Haakub hästi meie, nagu ma ütlesin, seriaali õudusmomentidega, ka nende loitsude teemaga ja loodetavasti siis juba selle aasta lõpus või jaanuari alguses see seriaal ka vaatajate ette jõuab. Aga suur aitäh projekti toetamise eest ja hoidke silm peal meie tegemistel. Aitüme!